Minu nimi on Indrek Hargla. Ma tahan teile tutvustada raamatut, mille nimi on Apteeker Melchior ja Tallinna kroonika. Niimoodi näeb see raamat välja. See on ajalooline kriminaalromaan Apteeker Melchiori sarjast, ent täiesti loetav ka eraldi raamatuna, kes ei ole juhtunud varemat 4. lugema. See räägib Tallinnast aastal 1432 ja osa selle tegevusest toimub selles samas kohas, kus me siis praegu oleme, muuseumis või varemetes, kuidas me tahame öelda, ja siin asus kunagi Püha Johannese ehk Risti Johannese hospital Tallinna linnamüürist 1,5 kilomeetrit ja selle raamatu üks tegelane, neiu Karstiine, elab siis selles seegis. See seeg kasutati kunagi 13. sajandil, täpsemalt me ei teagi selle kohta, ja alguses hoiti siin tavaliselt pidalitõbiseid ja hiljem ka muid vaeseid, haigeid ja sante. Selle hospitali juures oli väga huvitav moment see, et seda peeti linnarahva oma rahadega, tähendab mitte maksurahadega, aga see kuulus iga enesest lugupidava inimese loomulike kohustuste hulka annetada vaestele ja haigetele, et nende elu oleks siin võimalik. See raamat räägib veel mitmetest asjadest Tallinna ajaloos, mille kohta me väga täpselt ajaloolist infot ei oma, aga kirjanikul on õigus kasutada siis oma kujutlusvõimet ja fantaasiat ja jutustada, kuidas võis toimuda näiteks Püha Ihu püha Tallinnas. See on siis, kui kanti monstrantsi läbi linna ja Raekoja platsil etendati suurt näitemängu, ja siin on juttu veel ka mõnest kohtuprotsessist Tallinnas, aga eelkõige on see siis kriminaalromaan, kus toimuvad mõned mõrvad ja üks Tallinna apteeker nimega Melchior on see, kes neid mõrvasid lahendab ja üritab selle mõrtsuka siis kohtu ette tarida. Teine osa sellest raamatust toimub Lübecki linnas, mis oli Tallinna jaoks justkui selline emalinn, kus paljud linna rikkad suguvõsad olid pärit ja millega Tallinn hoogsalt kauples. Raamatus on ka mõned kaardid sees, et oleks kergem orienteeruda. Ja ega väga palju rohkem selle raamatu kohta öelda ei tahagi, et kriminaalromaan on selline, mis on nagu selline mõistatus lugeja jaoks, nii et oleks väga hea meel, kui te seda raamatut loete ja tunnete ennast selle seltsis